Tere kaunis publik, tere kaunis Kaisi, Tere, Rain! tere tulemast Avankeskuse podcasti avalikule salvestusele, mis on alapealkirjaga, mis paneb teenindaja särama. Mina olen Rain Tunger, olen restoranipidaja, ettevõtja, koolitaja, muusik ja kõige selle sees ennekõike teenindaja. Ja mina olen Kaisi Kask, olen coach, koolitaja ja Avankeskuse looja ja mind teatakse võib-olla kõige rohkem selle kaudu, et 13 aastat juhtisin LHV aktiivmüügimeeskonda, et need poisid-tüdrukud, kes teil kaubanduskeskuses tahavad öelda tere ja rääkida pensionist, siis see oli minu juhitud tiim väga-väga pikka aega. Ja mis selle töö võib-olla kõige erilisemaks tegi, oli see, et mul meeskonnas püsisid inimesed hästi kaua, et enamasti oli inimene meiega 4-5 aastat, et kuigi see oli väga ebamugav töö, siis kuidas teenindaja panna särama ka selles? Huvitav, sest mul on sama lugu, et töötan restoranisektoris, kus on öeldud, et kaadri voolavus on ülisuur, siis meie suutsime saavutada sellise olukorra, kus meie inimesed töötavad 7-10 aastat sama rolliga, nii-öelda rolli juures. Ja et aga mis selleks vaja oli? Tahad sa äkki teha kohe otsa lahti, et mis sinu arust siis paneb teenindaja särama? Meil väga palju aega pole, aga võib-olla kõige olulisemad. Ma jagan enda ühte kõige paremat nippi, millest minu meelest räägitakse päris palju, aga mida kasutatakse minu meelest natukene liiga vähe. Ja ise ka coachi ja koolitajana ma märkan seda, et seda võiks olla hulka rohkem. Ja kunagi, mis mõjutas minu tiimi kõige rohkem ja andis kõige paremaid tulemusi, ma ei tea, võib-olla on ka kuulajad märganud seda, et mõnikord on justkui nagu sein ees, et ei oska enam midagi meeskonnaga teha, et tulemused nagu on paigal, meeskonnas on natukene sellist negatiivsust ja justkui ise jooksen nagu punase sildiga, et tehke seda, aga miski nagu ei muutu. Ja siis tol korral ma palkasin endale coachi ja mu coach soovitas, et Kaisi, kuule, et aga kui tihti sa teed üks-ühele vestluseid? Ja mina tegin neid niimoodi poole aasta tagant korra või aastas korra või kuskil niimoodi. Ja ta ütles, et tead, et sa peaksid iga kuu neid tegema. Ma mõtlesin, mis asja, iga kuu tegema, millest ma räägin nendega? Et mul on niigi keeruline, et kui ma poole aasta tagant korras on kokku, nagu siis ma mõtlen, et issand, et mis ma räägin, et see natukene nagu mulle ebamugav ja ma näen, et mu inimesel on ebamugav, et see on justkui nagu mingisugune nagu ülekuulamine. Aga kuna meil oli sein ees ja minul oli mõistus otsas, siis otsustasin, et teen sellega proovi. Ja see on küll nüüd üks asi, mis andis meile ikka meeletult head tulemused. Õppisin juurde coachingut ja selliseid coachivaid küsimusi, et mis nende vestluste juures oli eriline see, et ma küsisin inimeste käest hästi palju nende huvide kohta, nende hobide kohta, ka seda, kuidas töö juures läheb, ja küsisin ka selle kohta, et näiteks, et kuidas ta saaks seda tööd paremini teha, millised inimesed teda inspireerivad, kes on tema meelest kõige ägedam meil töö juures, et mis tema saaks teha, et olla vähemalt sama äge, kellega talle meeldib koos töötada, kuidas tema saaks nagu paremini enda asju teha. Ja mu inimesed hakkasid tohutult avanema ja lõpus alati ma küsisin veel seda, et kuidas mina saan sind toetada. Ja pärast poolt aastat, kui ma olin seda järjepidevalt teinud ja nad said aru, et see ei ole lihtsalt mul mingisugune asi, mida ma järsku alustasin, et mul on tõsi taga sellega, et ma päriselt hoolin, siis mul umbes pooled töötajad hakkasid minu käest küsima, et Kaisi, kuidas ma saan sind toetada? Ja mis oli mega äge, et see tekitas tiimile väga hea sünergia ja tol korral siis pool aastat hiljem me tegime kõige paremad müügitulemused, et me tõime tol korral üle 5000 kliendi LHV-le, et enne seda me olime toonud 3-4 000 ja siis me tegime tohutu hüppe. Suur rõõm, et sa seda jagad ja kui ma märkan ise, olles juhtivates rollides olnud tükk aega, siis tavaliselt on ju laud täis miljon muud tegevust ja siis peab veel sinna mahutama ära selle üks-ühele vestluse, siis tundub nagu lihtsalt keeruline. Aga ma saan aru, et siin on hästi suur muutus kogu paradigmas, et esimene prioriteet on inimesed ja nende üks-ühele vestlused ja siis panen kõik muud alles nagu justkui sinna kõrvale. Saan ma õigesti aru? Ja seda ma proovisingi teha. Alguses see tundus täiesti ulme, sest mul oli 35 inimest, et kuidas ma seda teen. Aga ma sain ka aru, et me ei ole nagu müügitöös, vaid me oleme inimeste töös, et we are in people business. Ja kõige tähtsam on see, et mu inimesed tunneksid ennast hästi.
huvitav, et see on lähisuhtes ka niimoodi ja igas muus suhtes ka, et tuleb aega investeerida sellesse. Jaa, selles suhtes on sul õigus, sest tõesti oma elukaaslasega samamoodi, et tihti lõpuks on, kui on mitu last, siis on see logistika, millest räägitakse igapäevaselt, aga just see üks ühele aeg mõlemad omavahel, et kas või nädalas korra tund aega, et see annab mega palju juurde. Et töötajatega vähemalt kord kuus siis võiks see olla. Aitäh, et sa jagad. Minu esimene kuidagi mõte, mis paneb teenindaja särama, on ennekõike see, et kuna see inimene on ise valinud selle töö, on ju, kui ma võtan ta tööle, siis ta ei ole sunniviisiliselt seal, vaid ta ise valis. Siis mina eeldan, et justkui kui sa ise valisid seda, siis see on ju midagi, mida sulle meeldib teha. Aga enamasti ma kohtan, et teenindajad on natuke nukrad, emotsioonitud, väsinud ja kui ma küsin nagu arvamust teiste käest, mis on teenindustase Eesti Vabariigis, siis pigem arvatakse, et see on pigem kesine, mitte väga-väga hea. Ja siis mu küsimus ongi see, et kas asi on selles, et nad ei oska. Ma kahtlen, et see on selles, vaid pigem on selles, et me kohati oleme ära unustanud, et see on meie vastutus, et ma ise valisin selle töö ja et kui ma töötan inimestega ja inimestele, siis ma tahaksin seda teha viisil, et ma naudin seda. Ja siis nüüd peabki meelde tuletama, et mis teeb selle nauditavaks. Ja see ei ole see protseduur, et ma täidan andmeid kassasse või võtan tellimuse või mis iganes ma teen, vaid seal peab olema mingi sügavam tähendus. See peab justkui nagu muutma maailma paremaks paigaks või ma pean saama sealt emotsionaalselt tagasi, et ma näen, et see päriselt kosutab mu hinge. Ja kui ma naudin seda tööd, siis see muutub nauditavaks ka kõikidele teistele. Nii et see on kuidagi esimene, et seal peab olema mingi sügavam mõte kui lihtsalt mingi funktsioon. Jaa, ma olen täiesti päri sinuga. Ja see on ka üks asi, mis aitab, need üks-ühele vestlused aitavad avastada seda, mis on selle töö sügavam mõte, et kuidas ära siduda see enda töötaja eesmärkidega, kuidas siduda see ära sellega, et kuhu ta tahab jõuda, mis see töö talle annab, et kõiki neid küsimusi saab ta käest küsida. Et ma mäletan, mul kunagi üks töötaja ütles seda, et kui ma muutsin enda vestlused pigem küsimuste põhiseks, et kuidas sellised vestlused sinu jaoks on. Ja siis Mihhail oli ta nimest, ütles, et kuule, et ma ei tea, et mina nagu räägin terve ajaga, ise avastan seda, et kuidas ma peaksin nagu tööd tegema. Just see ongi see point, et see oli hästi lahe. Ja igal inimesel on vist see põhjus, et on erinev, ma kujutan ette. Ja Simon Sinek on ka ju kirjutanud raamatut The Most Important Question is Why, et igal ühel on see oma why. Ja muidugi selle saab ära siduda veel ettevõtte miksiga, aga ikkagi see peab olema see personaalne, et miks ma seda teen, mis see töö mulle annab. Okei, tahad sa kohe järgmise tuua siia sisse, mis paneb teenindaja särama sinu kogemuses? Jaa, mul teine on sellega seotud, on see, et teenindaja paneb särama see, kui teised säravad sul ümber ringi. Olete nõus või oled sina nõus sellega, et kui sa oled tööl kellegiga, kellel ei ole väga palju motivatsiooni ja kes on negatiivne, siis on raske ise seal särada. Ja suudab mõnda aega, aga see kett kaob nagu suhteliselt ruttu käib maha. Ja ma kasutan tavaliselt seda metafoori, et meeskond on nagu korvitäis õunu ja kui üks õun korvis mädaneb, siis mis teiste õuntega juhtub? See on aja küsimus ainult, kuidas mina kaotan oma sära selle sees. Jaa. Ja jällegi ma jõuan tagasi sama asja juurde, mis sina, et mis see miks on, et kõik töötajad peaksid ideaalis aru saama, miks nad teevad seda tööd. Muidugi on meil ju paremaid ja halvemaid päevi, aga et kõikidel päevadel sa ei saa võib-olla maksimumi anda, aga 80% päevadest ikka saaks selle maksimumi anda. Ja see on oluline teema, et minu arust vähemalt minu eluenergia ei käi niimoodi, et kogu aeg on hästi, kogu aeg kasvab, vaid ongi, et mõnikord on kergem, mõnikord raskem ja minu arust selles mõttes teenindustase ei tohiks langeda, vaid me peaksime ise ennast ette valmistama, et kui on need rasked päevad, mida ma siis teen, kuidas ma ennast juhin, et see tase jääks ikkagi samamoodi. Ja ma tooksingi võib-olla uue nurga siia sisse, et sa saad siis täiendada seda eelmist ka, on see, et minu arust inimene peab saama areneda oma rollis ja mitte see, et ma õpin rohkem oma toote kohta, vaid ma õpin, kuidas ma saan inimesena oma ressursse paremini jaotada, kuidas ma saan väljakutsetes paremini toimida, kuidas ma saan paremini piire seada, kuidas ma saan eskaleerunud vestlust maha jahutada, kuidas ma saan inimestel tagasi peegeldada nii, et ta kuuleb, et ta on nagu mõistetud, kuidas ma ise ennast saan selles hoida, kuidas ma saan kolleegi toetada, kuidas ma oskan ise nagu küsida abi ja nii edasi. Et need on need, mida me saame igapäevaselt tegelikult ju kultiveerida. Ja ma usun, et kui inimene kasvab selles organisatsioonis ja võib-olla üks veel oluline aspekt, kuidas me probleeme lahendame.
sest igal pool on probleemid, see on nagu, ja see satub lihtsalt meie laua peale iseenesest. Aga et küsimus, kuidas me neid lahendame niimoodi, et mõlemad jäävad sellest terveks ja saavad eduelamuse. Et see ju tekitab usaldust, et mul on täielik veendumus, et ükskõik, mis see olukord on, me lahendame selle ära, sest mu eelnevad kogemused kinnitavad seda. Ja ma olen nõus, et see areng on hästi-hästi tähtis ja samas, kuidas seda teha siis, kui sa oled teenindaja, et võib-olla sealt ei olegi väga palju positsioone ülespoole, et näiteks sa saad juhatajaks saada, on ju, aga sul on 30 või 40 teenindajat, et mis need arenguvõimalused on. Ja samas ma arvan, et arenguvõimalusi on alati igal pool, et seda ma ka enda inimesi väga innustasin õppima midagi muud kõrvalt näiteks, mis teda inspireerib. Meil on ju nii palju erinevaid nagu hobisid ja võimalusi ja see üks-ühele vestlused andis samamoodi mulle võimaluse neid tundma õppida ja kõige paremal viisil neid kaasata. Näiteks mul oli üks tüdruk, keda huvitas tohutult toitumine, ta läks õppima toitumisnõustajaks ja siis ma sain teda kaasata sinna, et kuule, aga tee meie meeskonnal toitumiskoolitus või ühte tüdrukut huvitas väga investeerimine ja ta jagas seda nendel üks-ühele vestlustel ja siis ma sain teda kaasata, et kuule, et aga räägi meie meeskonnale investeerimisest, et siis see areng võib olla ka mitte nagu ettevõtte nii spetsiifiline, vaid et ma innustan teda arenema ka enda hobides ja seeläbi ta suudab enda tööd teha palju-palju kauem. Täitsa nõus. Ja seda ei ole alati lihtne teha, et mina näen, et oma töös ma pean pidevalt selle vastutuse tagasi põrgatama. Et see, keegi ei saa mulle öelda ju, et kuule, kallis Rain, hakka arenema. Et see peab tulema, see huvi peab olema enda sees. Ja nüüd ongi küsimus, kas mina juhina suudan seda sütitada ja seda vajadust nagu välja tuua. Et see, kuidas mina adresseerin seda, on see, et kallikene, et sul on seda vaja iga päev. Ja usu mind, mida rohkem me õpime iseennast tundma, mida rohkem õpime ennast juhtima, seda paremaks meil kogu aeg läheb, me saame ennast teostada paremal viisil ja kõigil läheb tänu sellele paremini. Ja ma usun selle koha pealt see sõna vastutus, et see on mõlemapoolne, et see on üks on see teenindaja oma, aga teine on juhi pool ka, et see on ikkagi nagu koostöö, et juhti saa üksinda panna teenindajad särama ja teenindaja samas olen näinud kahjuks ka liiga palju organisatsioone selliseid, kus teenindaja tahab särada ja tal on palju ideid ja mõtteid, mida ta kõike tahaks teha, aga juht ei tule nendega kaasa. Et see on hästi tähtis, et juht arvestaks seda, mida teenindaja räägib ja see on võib-olla minu selline kolmas punkt, mida öelda, et teenindaja peab tundma, et ta on kaasatud, et tema arvamus on oluline ja et ta loeb. Sest kõige rohkem kahju mul nendest ettevõtetest, kus on väga ägedad tegelased, et ma näen, et superteenindajad, aga juht ei pruugi neid nii palju kaasata. Ma tean mitut juhtumit, kus on kõige paremad inimesed lähevad sellest organisatsioonist ära, sest nad räägivad, mis muutust on vaja ellu kutsuda, aga kahjuks juhtkond seda ei kuule. On sul ka mingid? Ja mul on päris mitu kokkupuudet selliste ettevõtetega. Nii et see on ka justkui, et tahab seda ellu kutsuda, aga kogu aeg võitleb tuuleveskitega justkui. Ja, et see on kahepoolne. On. Mina tooksin veel ühe punkti siia sisse, mis puudutab ettevõtte edukust. Et ma soovin alati, et inimene annaks endast nagu kuidagi nii palju, kui tal anda on, et mitte nagu lõhki tõmmata, aga lihtsalt, et ta ise realiseeriks oma potentsiaali ja et mina nagu justkui juhina pigistaksin kõik välja, mis sealt tuleb nagu heas mõttes. Ja mina näen seda, et paraku inimesi panna lisamüüki tegema, rohkem pingutama, loovamad olema, et neid niisama ei saa seda teha, et see peab olema seotud motivatsioonisüsteemidega. Ehk kui läheb ettevõttel hästi, siis ka see peaks mõjutama otseselt ka seda inimest. Ma tahan tegelikult anda endast rohkem. Ma olen nõus nõus looma rohkem väärtust, aga ma tahan ka võimalusel saada rohkem tagasi. Ja paraku ma näen, et paljude organisatsioonide puhul on nagu on mingid teatud võimalused, aga tegelikult need on üsna piiravad. Ja et mis sina sellest arvad, et kas see peaks olema kuidagi omavahel rohkem seotud? Ma olen meeletult seda usku, et kui on mida jagada, et siis seda jagada, sest inimesed väga väärtustavad seda, kui sa neid väärtustad. Ja kui saab selliseid boonussüsteeme luua, kus inimene reaalselt näeb, et ta saab sellest kasu, kui ta teeb paremini tööd, see on, ma arvan, kõige ideaalsem üldse. Lihtsalt peavad olema mõõdikud paigas, eesmärgid paigas ja et ei tohi lage vastu tulla, sest ma käisin just koolitamas ühte ettevõtet, kus oli öeldud, et üks töötaja ütles, et seal oli vaja müügid täis teha. Ja siis üks oli kuidagi öelnud, et ära rohkem müü, pärast panevad kõrgemad eesmärgid järgmiseks aastaks. Mõtlesin, et püha issand,
kujutad ette, ise olen seadnud boonussüsteemiga lae, et ta rohkem ei pingutaks. Nii et need tuleb kogu aeg, aeg-ajalt üle vaadata ja kas need on nagu kuidagi omavahel. Ja kusjuures nii huvitav, et sa sellest räägid, ma olen ka päris mitut ettevõtet niimoodi kohanud, et neil on lagi vastas. Ja siis kusjuures see sõltubki veel järgmisest aastast, et kui palju ta see aasta müüs, et ta peab järgmine aasta müüma rohkem ja siis tal ei ole motivatsiooni müüa mingi tohutult palju, sest järgmine aasta tuleb lagi selle kätte. Aga jaa, toetavad motivatsioonisüsteemid väga aitavad, et see ei pea olema tingimata ka alati rahaline. Miks mitte? Et meie tegime enda meeskonnas selle, et me läheme aastas korra reisile, et kambakesi koos, kes teevad mingisuguse tulemuse ära või on parimad teenindajad, et saab olla hästi loominguline selle koha pealt, et see ei pea tingimata olema nagu summa, mida juurde saada, vaid et just kuidas me meeskonnana saame koos midagi lahedat teha. Täitsa nõus ja alati ei ole neid lihtne seada, neid eesmärke, et see ongi üks kujunemine. Meil on veel mõned minutid jäänud, et kas on midagi olulist, mida me peaksime siin lõpus sinu arust kuidagi puudutama? Ma jõuan tagasi ikka nende üks-ühele vestluste juurde, et innustada neid vähemalt korra kuus tegema ja tihti küsitakse, et millest ma nendega siis seal räägin, et kust ma üldse alustan. Et uuringud näitavad, et tänapäeva Y- ja Z-generatsioon, nad tahavad rääkida nii tööst, aga ka enda eraelust. Ja nad tahavad, et sa tunneksid huvi päriselt nende vastu kui inimese vastu. Ja see on hästi oluline osa selle koha pealt ja küsida küsimusi, et nad ootavad, et juht on rohkem kui treener ja coach, mitte seda, kes nagu ülevalt alla ütleb, mida sa tingimata tegema pead, vaid seda, et sa oledki kaasatud. Ja parim viis seda teha on üks-ühele vestlustega, sellepärast, et kui sa muidu lihtsalt jalutad inimesest mööda ja arvad, et ta tuleb ise su juurde, siis ta ei tule. Keegi ei tee ennast haavatavaks, ma tulen küsima, et kuule, ma olen hädas ja nii edasi, ainult väga julged. Ja, et alati peab olema see regulaarne kohtumine. Ja sa ütled, et küsida küsimusi, ma eeldan, et selle taga peab olema tegelikult ka siiras huvi. On. No see on A ja O algab muidugi iseendast ja sellest, et mul on endal hea olla, et ma päriselt tunnen huvi selle inimese vastu. Et vastutus ikkagi juhile algab kõigepealt iseendast. Ja mina ka alati juhina, kui ma üks-ühele vestlused läksin tegema, siis ma jälgisin, et ma tol päeval olen puhanud, ma olen vähemalt 15 minutit varem kohal, ma hingan läbi südame, et mul oli endal väiksed nipid, trikid, et kuidas ennast kohale tuua, et ma nüüd selle järgmise tund aega pühendan konkreetselt selle inimese jaoks. Meil on veel nüüd lõppu jäänud mõned mõtted ja mina tahaks võib-olla lõpetada sellega, et kui ma küsin iseenda käest, kas teenindaja tahab särada, siis ilmselgelt tahab, on ju? Muidugi. Loomulikult. Kas ta alati teab, mis paneb teda särama? Ei pruugi. Ei pruugi, aga see potentsiaal, et ta tahab särada, on olemas. Kindlasti. Nii et mina kui siis lillekastja ja pean välja mõtlema lihtsalt, mis see väetis on, mis see sinna vaja on. Nii et tegelikult seal on see huvi olemas ja potentsiaal on olemas. Ja et kas mina tahan, et teenindaja säraks? Muidugi tahan. Kas klient tahab seda? Muidugi tahab. Muidugi tahab. Ja siis ma küsin, kas see on võimalik? Kindlasti on. On võimalik. Ja minu arust on see ka võimalik, nii et igal pool toimib nii-öelda oma retsept, ei saa võtta üks-ühele kõikidel organisatsioonidel üle, nii et see on nagu niisugune rätsepatöö mingis mõttes, aga see on võimalik. On võimalik ja kahjuks tavaliselt ei ole selliseid quick fix'e, et tahaks anda nagu ühe asja, et see nüüd muudab kõik ära, ka üks-ühele vestlused, kui alustada nende tegemist, et see tavaliselt, et see tulemus tuleb siuke poole aasta pärast, et inimesed päriselt õpivad usaldama, et see ei ole selline arenguvestlus või ülekuulamisvestlus nii-öelda. Ja koolitused ka, et kui neid teha, need on väga lahedad, väga ägedad, aga mis saab pärast? Et tihti on see, et see koolitus nädal-2, et silmad säravad, aga kuidas seda päriselt rakendada, kuidas seda kõike niimoodi nagu muuta ja teha, et see kõik ellu ärkaks. Et see on tehtav, aga see lihtsalt nõuab teadlikku pingutust ja tööd. Ütle veel, kus seda saab rohkem avastada ja tegeleda, et me nüüd 1 minut on jäänud ja tahaks avangust. Jaa, et kui kellelgi on huvi, kuidas seda rohkem teha, siis ja endal on mõistus otsas, siis ma soovitan võtta keegi väljapoolt endale ja üks võimalus seda näiteks teha on avandus. Et meie poole pöörduda, ühendame ära erinevad coach'id, koolitajad ja proovime aru saada kõige paremal viisil, et mis teie ettevõtte jaoks töötaks. Miinimumvaevaga maksimumtulemus. Just ja jätkusuutlik, et see koolitus mitte nagu ei lähe korra üles, kõik on 2 nädalat, yes, ja siis hakkab tagasi vanadesse mustritesse minema, vaid et see muutus on püsiv. Just, et mida teha selleks, et see oleks püsiv ja see on jällegi, oleneb ettevõtte suurusest, valdkonnast, mis varem on tehtud, et seal ei ole sellist, et see on see retsept. Nii on. Nii igal juhul aitäh, Kaisi, et sa jagasid, aitäh kõikidele kuulajatele, publikule, aitäh Äripäevale ja soovin kõikidele ilusat päeva jätku. Ja säravaid teenindajaid. Just. Aitäh teile.